tšau lõpuks! Ma olen nii kaua juba seda edasi lükanud, et seda järgmist videot siis teha. Tegelikult mul on mingid materjalid enne seda, kui ma 1000 subscriberi video üles panin ka, aga no tunduvad nüüd mõttetud. Siuksed üksikud klipid on. Ei taha väga sellist panna. Aga mul on nii hea meel, et nii paljud teist on vaadanud seda. Saate aru, sellel on varsti juba 40 000 vaatamist. Nagu, see on nii palju. Kuidas see üldse võimalik on, et nagu minu videol nii palju vaatamisi. Ja väga palju uusi subscriberid on ka tulnud. Kui te veel ei tea minust midagi, siis mina olen Laura, 23-aastane, olen lapseootel ja mu poiss on Toni. Toni siin kõrval tegelikult, selles ma sina poole vahepeal vaatangi. Ta kuulab praegu ja ta ei tahtnud videos ise olla, sest talle tegelikult väga ei meeldi. Ma ei teadnud, kust mu poiss on siis, kui ta ei meeldi videodes olla. Ta teeb seda tossu efekti mulle siia kõrvale. Ei jäänud peale nüüd. Ei läinud. Aga jah, Toni praegu kaitseväes, aga ta saab varsti kaitseväest ära. Mai lõpus, no tegelikult juuni alguses kohe. Nii et 6 aega veel oodata. Siis me hakkame planeerima, siis me hakkame pesa tegema. Põhimõtteliselt lapse jaoks valmistama, on ju? Jah. Aitäh teile kõikide teie heade soovide eest, teie õnnitluste eest ja nagu neid oli nii palju ja mul on nii hea meel, et mul on võõrad inimesed tegelikult siin maailmas, Eestis pigem, tegelikult maailmas ka, sest paar ingliskeelset inimest ka kommenteerisid. Aga mul on nii hea meel, et on selliseid häid inimesi, kes soovivad head. Halbu kommentaare pole olnudki ja see on nagu nii positiivne ja mulle hullult meeldib see. Mõni inimene küsis, et mis saab siis, kui laps sünnib, et kus me selle lapse paneme, kui me nii väikse kodus elame. Arvatavasti me ei jää sinna. Me ikka otsime uue kodu suurema, et lapsel oleks kõik oma tuba. Ja selles väikses korteris meil kahekesigi väga kitsas. Ja on küsitud ka sugu. Seda ei tea me praegu isegi, sest et hetkel ma olen 14 nädalat rase ja praegu veel ei tea selle sugu. Aga arvatavasti saab siis teada, kui on 20 nädalat. Ja see on kunagi juuni lõpus vist, kui ma õigesti mäletan. Jah, siis saame teada, kas on väike tüdruk või väike poiss. Ise tahaksime muidugi tüdrukut, aga üldiselt ma tahaks ikkagi, et laps oleks terve ja tugev ja sünniks ilusti. Tervelt. Aga tuli ta poissi. Aga ta mõtles ka, et ta oli tegelikult mõelda. Aga kui keegi küsib niimoodi, et kumba sa eelistaksid, pigem ikka poissi. Aga arvatavasti ära ei anna siis, kui tüdruk tuleb. Beebi sünnib siis 31. oktoober, aga ei pruugi, sest see on lihtsalt eeldatav tähtaeg selles suhtes, et mul endal 1. novembri sünnipäev, et väga võimalik on, et sünnib ju enda sünnipäeval. Aga ei tea, Toni liitus ka nüüd minuga lõpuks. Aga Tonil on praegu nädal aega puhkust, kaitseväest siis. See on nagu enne suurt kevadtormi. Peab puhkama selle jaoks, on ju? Kahjuks mina pean teile saak tööl olema. Jaa, aga ma olen ka ära. Kus sa ära oled? Kevadtormil. Praegu? Ma mõtlen praegu selle puhkuse aja, ma pean tööl olema, siis kui tema on kodus, nii et ikka tegelikult väga midagi teha ei saa, aga õhtuti ikka kui ma tööl tulen. Tegelikult on tänasest, täis 1 aasta sellest, kui ma vlogima hakkasin. Tänasest? Jah. Tegelikult 2. mail, aga tegin ma reaalselt ikkagi 1. Et tänasest, täna on 1. mai ja tänasest on 1 aasta täis. Mis esimene video oli? Esimene video oli siis, kui me käisime seal pargis. Kuigi pargis me käisime, ma sain kaamera just, siis me käisime seda objektiive nii-öelda testimas ja siis sinna filmisid veits. Siis olid ju lehed rohelised, praegu veel midagi. Jah, tegelikult nii, kui mõelda nii, siis oli jah, palju ilusam ilm. Täna on esimene ilus ilm minu arust üldse. Selle kevade jooksul. Sul on ikka küll? Mul on ikka küll, jah. Mul on kogu aeg küll. Praegu oleme jah siin laululaval. Naudime ilma, siin me jäätist jalutame. Täna on mul vaba. Ma ei ole harjunud tegelikult, et mul riiklikud pühad vabad on. Aga kuna ma läksin teise osakonda tööle, siis seal on riiklikud pühad vabad. Üldiselt poes ei kehti see, et riiklik püha on ja sul võiks vaba olema.
ma peaks teile seletama ka, et kuidas meie didetegu käis siis selles suhtes, et ära täiesti. ei, mitte sinna. Aga me hakkasime proovima augustikuus juba ja veebruaris siis õnnestus. Aga miks ma nii üllatunud olin seal videos, oligi sellepärast, et ma olin alla andnud. Sest et Toni oli ainult nädalavahetust kodus, siis me saime väga harva nagu proovida ja see ei pruukinud õigele päevale nagu sattuda. Ning siis oligi, ma mõtlesin, et nüüd on rong läinud, see kuu ei õnnestu ja läksin oma eluga edasi. Ma ütlesin, nagu tavaliselt oli niimoodi, kui me teadsime, et see ovulatsioon oli käes ja õigele päevale sattus, siis ma 7 päeva pärast kohe ostsin testi, proovisin. Aga seekord ma ei ostnud testi, sest ma teadsin, et see päev ei sattunud õigele ajale nagu. Ja ma elasin oma elu edasi ja mõtlesin, et ma tõesti andsin alla, siis ma mõtlesin, et proovime siis suvel edasi, siis kui Toni täitsa koju tuleb. Siis on rohkem aega ja ta on kodus. Aga kui mul oli päevadest 8 päeva möödas, siis ma mõtlesin, et kuidagi kahtlane ikka, et no mul tegelikult oli varem ka nagu lükkunud paar päeva edasi ja niimoodi vahest. Ma mõtlesin, 8 päeva on juba liiga palju, et noh, see on nagu veits palju ikkagi, üle nädala. Ja siis ma ütlesin Tonile hommikul, rääkisin, et kuule, võiks testi vist teha, et nagu ma ise ei saanud midagi aru, siis mul kõht valutas selles suhtes, et ma arvasin, et kohe hakkavad. Ja käisime poes siis, aga see oli samal päeval, kui Toni pidi tagasi minema Kaitseväkke pühapäeval siis. Ja see oli veel mingi 3 ajal, ta tavaliselt 5 ajal hakkab nagu sõitma juba. Oligi niimoodi, käisime poes, ostsime testi ja siis tegime testi ära. Sellepärast ma ei uskunudki, et noh, nagu videos ise ka mäletate, et ma ütlesin, et ei ole, siis samad on nii kaua, siis ma ei usu, et ei saa olla, põhimõtteliselt niimoodi rääkisin seal, sest no ma ei uskunud üldse. Ja siis see veel Toni seal nagu niimoodi mõnitas, et ei tahtnud mulle näidata seda, see veel tekitas nii palju neid emotsioone, et miks ei näita mulle, miks üldse valetas, ma kartsin nagu reaalselt, et ta valetabki. Sest ma ei uskunud ise üldse, et võib olla. No jaa, aga ma nägin selle ennem ära ka, siis mul oli ka siit halvem olla. Miks? No lihtsalt, sest ma teadsin, et seal on 2 kriipsu, sina ei teadnud ja siis ma olin juba enne õnnelikkuse juba ära käisin vahel. Ma ise käisin, ei sina käisid vetsus vist. Oligi niimoodi, et mina käisin ära, ma viskasin selle üle pissi ära siis on ju, nii kaua kui see testis nii-öelda toimis või mõjus seal. Aga seal oli see paberi asi oli peal ja ma kuidagi kintsuga läksin vastu ja liigutasin selle pealt ära. Aga mina olin seljaga selle poole ja kõndsin edasi, aga Toni juba nägi. Ja siis ta pani rutse paberi peale, et mina ei näeks. Ja see oligi, tema juba teadis ja... Aga ma sain ikkagi esimesena teada. Üks asi, mis ma ennem teada saan. Mis mõttes üks asi? No ma ei tea, noh. See näiteks, et sa ise rase oled, kõigi see on sinu enda sees ja... Aga sina tead, jah? Mina tean ja sina ei tea. Mina ei tea. Ma olin sult õnnelik. Keegi küsis ka, mis on nagu esimesed sümptomid. Minu jaoks oli tegelikult esimene sümptom oli see, et rinnad muutusid imelikumaks. Tundusid nagu oleks suuremad. Kuna mul on väiksed rinnad tegelikult, siis mina saan nagu sellest muutusest kohe aru. Ja siis mõtlesingi, et kuidagi kahtlane on. Aga mul oli eelmisel kuul ka niimoodi, siis mõtlesin see lihtsalt nagu sellega seoses, et mul hakkavad kohe päevad. Ja et nagu enne seda, ma olen ka lugenud, et enne seda võivad hästi õrnalt rinnad muutuda. No tundlikuks lähevad. Ja tundlikuks ka, jah. Ja see oli tegelikult üks sümptom, aga ma ei pannud seda enam tähele, sest mul eelmisel kuul oli täpselt samamoodi. Mul varem ei olnud nii, aga ainult ühel kuul varem. Enne seda, kui ma rasedaks jäin. Oli nii. Aga jah, ma seda sümptomit siis ei pannud tähele. Selles suhtes väike puju mul juba on ees, aga see on nii tilluke, et teised sellest aru ei saa. Mina nagu ise saan aru, sest ma tean, et milline kõht mul enne oli. No mina saan kõige rohkem aru, et sina ei saa. Tema märkab iga kõige paremini. Paksuks ei ole läinud. No ma ikka eriti just kui söönud oled või ja kui kõht tulnud täis on, siis on eriti aru saada. Ja hommikuti, kui järkad, siis saab kohe aru, ta mul tegelikult vasakul pool. Ma mõtlesingi alguses, mis mõttes vasakul pool, kas see on normaalne, et ta ühel pool selles suhtes on. Aga ma sain teada, et on normaalne, sest hiljem ta nagu, noh, ma ei tea, kas valgub laiali või ega ma ekspert ei ole. Et ta läheb nagu keskele. Aga praegu ta mul vasakul pool siin. Ja see oli vist mingi 11 nädalat oli mul, kui ma esimest korda tundsin, et mul midagi on kõhus. Siis kui ma näppudega nagu surusin ja nagu õrnalt katsusin niimoodi, siis ma tundsin mingi väikest muna seal. Siis ma olin nii ärev kohe. Et see oli esimene asi, mis nagu reaalselt, muidugi ultraheli ka näitas, aga
see oli ikkagi see, kui ma enda kehas tunnen seda, siis see nagu muutis nii ärevaks kohe. Et ta on seal, ta on olemas nagu selles suhtes. Aga praegu on väga hästi teda tunda, praegu tunnevad teised ka, ma olen mitu korda katsetanud hommikul just nagu ma ei tea, miks hommikul, aga hommikul kõige paremini tunda, kui pikali oled, siis tunned, kui siuke väike munake on ühel pool niimoodi siuke... Terve ööga on ju põis täis ka läinud. Põis ka sellest koleneb jah, kui põis täis on, siis ta nagu ma ei tea, kas lükatud üles või midagi sellist. Saime teada, et noh, ma ei teadnud, mis see tähendab, et protsent asetseb tagaseinal, nagu emakad tagaseinal. Toni ema on nagu no neli poissi sünnitanud ja teab nendest asjadest ja ema on abiline ja siis ta ütles, et see on väga lahe, et mul platsenta asetseb tagaseinal. See tähendab seda, et laps on ise ees ning ma tunnen neid põtkimisi ja kõiki selliseid asju palju varem ja palju tugevamalt. Et temal olid kõik lapsed, tal oli platsenta ees ehk siis laps oli tagapool, siis tema nii hästi ei tundnud neid. Tõesti väga lahe on see, et on tagaseinal. Aga kuna mul 14 nädalat, siis 16 nädala paiku peaks juba teada saama, mis sugu on, aga kuna mul ultrahelid üle ajal ei ole ja 20. nädalal tehakse alles ultrahelid, siis peab ootama. Peab päris pikalt veel ootama. Kui tahate mingit, teil on küsimusi, siis kindlasti jätke kommentaarides, sest et ma nagu ei oska niisama millestki rääkida, nagu, mida teile teada anda. Nagu. Ma loodan, et kedagi ära ei tüüta see, et mingi beebijutud nüüd hakkad käima. Ei hakka kindlasti ainult beebijutud, selles suhtes, et praegu meil ta on nii väike ja nii vara, ta ei tee tegelikult midagi ja millestki pole rääkida, aga kindlasti hakkab palju rohkem olema seda beebi asja siin nüüd. See on suht ilmselge, jah? Sest minu elu praegu tiirlebki mu beebi ümber. Tuli tahtis, et te tema käest ka küsimusi küsiksite, sest talle meeldib rohkem kirjutada, mitte rääkida, nii et kui te tahate Toni käest ka midagi küsida, siis ikka kommentaaridesse. Muidugi. Kõik küsimused on teretulnud. Ise praegu, mis tunne on? Äge tunne. Äge tunne? Jaa, isa on ikka kore. Ma arvan vähemalt. Ja pange thumbs up. Oli küll, jah. Jah, selleks korraks kõik. Aga järgmises videos näeme. Ja mine? Mu jalg on kramp. Miks jalg krampi? Thumbs up. Bye.